Tuletame meelde, kuidas pöörata prantsuse keeles esimese pöördkonna tegusõnu. Kõigepealt meenutame, et prantsuse keeles on 3 pöördkonda. Esimesse pöördkonda kuuluvad tegusõnad, mis lõpevad ER-iga. Teise pöördkonda tegusõnad, mis lõpevad IR-iga. Ja 3. pöördkond koondab enda alla erandlikud sõnad. Aga nüüd, mis me siis tegime, kui meil oli vaja pöörata esimese pöördkonna tegusõna? Võtame kõigepealt näiteks sellise tegusõna nagu penser. Penser, mis tähendab mõtlema. Tegusõna penser, mõtlema. Mis ma siis kõigepealt teen, kui õpetaja ütleb nüüd, ole hea, pööra tegusõna penser olevikus. Kõigepealt ma kirjutan välja kõik asesõnad, mis on siis je ehk mina, tu ehk sina, il, elle ehk tema, vastavalt siis meessoost ja naissoost, siis mitmuses nous ehk meie, vous ehk teie ja il, elle ehk nemad. Mis ma nüüd teen? Nüüd kõigepealt vaatame need esimese pöördkonna tegusõnad, nagu me ütlesime, lõpevad ER-iga. Eraldan selle lõpu siit tegusõna küljest ja mulle jääb järgi see tüvi, mis on siis pense. Nüüd ma kirjutan selle tüve kõikide nende asesõnade kõrvale, kõikide isikute kõrvale, sellepärast et see on alati sama. Pense, 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 pense ja veel kord pense. Ja nüüd ma pean siia lisama pöörde lõpud vastavalt isikule. Nagu eesti keeles on, kui ma ütlen, et mina mõtlen, siis see pöörde lõpp on n. Sina mõtled, tema mõtleb, meie mõtleme, teie mõtlete, nemad mõtlevad. Need ongi need pöörde lõpud. Prantsuse keeles on siis selle minu puhul je, selleks pöörde lõpuks e. Sinu puhul tu, e, S, tema puhul jälle E, meie puhul O, N, S, teie puhul E, Z ja nende puhul E, N, T. Ja niimoodi ongi see tegusõna pööratud. Je pense, tu penses, il, elle pense, nous pensons, vous pensez, il, elle pense. Selleks, et peaksid siis oskama pöörata kõik esimese pöördkonna tegusõnu. Kõigepealt kirjutad välja isikud, mina, sina, tema, meie, teie, nemad. Siis eraldad algvormilt selle ER lõpu, kasutad seda tüveosa ja lõpuks siis lisad pöörde lõpud vastavalt sellele, mis isikuga parasjagu tegu on. Niisama lihtne see ongi.